Räägime töökäskudest. Kui kliendil on vajadus remonditöö vormistamiseks lahendust ja ta kasutab Erblit, siis me saame talle lisada töökäskude mooduli ja lisaks ka kalendrimooduli, et ta saaks neid töid vormistada juba Erblis. Meil on 2 erinevat varianti, töökäsud seadmetele või töökäsud mootorsõidukitele. Kuna seadmetele on võib-olla natukene lihtsam variant, seadme kirjeldusel on palju vähem välju, siis antud juhul näitaks just nimelt mootorsõidukite töökäsku. Selleks tekib siia üles ribale mooduli lisamisel nupp. See nupp on nähtav loomulikult ainult nendele töötajatele, kellele on töökäsule õigused lisatud ja alustataksegi siit töökäsud ja kas siis plussi või lihtsalt töökäskude kuvamisega võetakse töökäsud lahti. Siin kuvatakse vaikimisi lõpetamata töökäske. Kui on vajadus näha ka juba lõpetatud ehk siis arveks vormistatud töökäskusid, pannakse siia linnukene ja öeldakse otsi ja programm ka neid näitab, neid kõiki saab avada ja siin on tõesti näha siis, mida täpsemalt on tehtud. Ka praegu puhasta ja alustame uut. Töökäsule tuleb number automaatselt, siia ise kirjutada ei saa. Küll on võimalik töökäskusid lisada siis vastava grupi alla, et nad oleksid sorteeritud ja neid oleks võimalik hiljem otsida. Lisaks saab valida siis konkreetse nii-öelda kliendi, kellele see töökäsk tehakse ja kes on siis hiljem ka arvel kliendiks. Tal võib olla ka kontaktisik määratud. Me saame määrata konkreetse lao, kus siis alguses need tooted, mida töökäsu käigus või remonditöö käigus kasutatakse, broneeritakse ja hiljem, kus nad siis ka maha lähevad ja kuhu müük tekib. Broneerimise aja valib ta automaatselt, seda võib iseenesest ka muuta. Kui seade tuleb sisse, saab siia määrata ka siis seadme vastuvõtmise aeg ja selle võib määrata siis ka täna. Lisaks on siin võimalus määrata, kes tööaja broneeris, kes võttis seadme vastu. Kätteandmist ei ole ja läbisõit ei ole ka siin väga oluline, sest ta on natukene dubleeriv, et lisaks töökäsul olevale läbisõidule on ta ka seadme all määratav. Ja kui me ei tee lihtsalt anonüümset remonti, vaid konkreetsele sõidukile, siis me saame siit ka minna sõidukit valima. Me võime olemasoleva sõiduki valida, aga me võime siit ka lisada uue sõiduki. Olemasoleva sõiduki korral on võimalik selle sõiduki andmeid siis ka vaadata. Sõidukil on omakorda omanik. Tal on siis registrinumber, kerenumber ehk VIN-kood. Võimalik on anda ka automark, mudel ja versioon. Vaba tekstiga kirjutada ka selle sõiduki kasutaja, anda ridamisi lisainfot selle sõiduki kohta ja eeldusel, et see firma, kes Erblit kasutab, ka ise müüb neid mootorsõidukeid,
võib olla siin ka siis müügiarve, kes on selle sõiduki ostnud, millise müügiarvega, lisaks siis millal see osteti ja kui sellel seadmel või sõidukil on garantii, siis saame siit määrata ka garantii alguse, lõppu, väljalaske aasta ja läbisõidu ja salvestada. Ja see sõiduk siis on ka selle töökäsuga seotud. Lisaks võis meil olla sealt tulenevalt telefon, mobiil. Võime ise vabalt kirjutada ka kontakttelefoni ja kontaktisiku nime. Võib märkida juba varem tehtud tööde märkused või tegemata tööde märkused ning määrata, milliseid asju peaks selle töö käigus siis veel tegema, et võib-olla peaks ka tulekustutit kontrollima ja võib-olla peaks ka näiteks salongi filtrit vahetama ja seejärel töökäsk salvestatakse. Nagu töökäsk on salvestatud, on teda võimalik välja trükkida. Meil on alati võimalik siis teha standard väljatrükk. Kahjuks eelvaadet siin väga näidata ei saa, aga muidu näeb ta siis midagi sellist välja, kus on kogu see informatsioon peal, mis siis valiti. Aga on võimalik ka muidugi siit kohandatud väljatrüki alt võtta täiesti uue dokumendi malli lisamine, sest siin kahjuks näidiseid ees ei ole ja välja pakutavate väljade valikuga siis kohandada või kujundada endale spetsiaalne mall, mida siis tulevikus kasutatakse. Järgmise sammuna on ilmselt sellel sõidukil mingisugused probleemid ja ütleme näiteks, et meil on vaja aku vahetust teha. Et me planeerime sellist tööd, lisame probleemi, neid probleeme võib panna ka mitu ja me võime siit töökäskude broneeringu alt klikkides selle lingi lisa avada kalendri ja nendele, kes on siis selle töökäsu täitjad. Vaikimisi on kontod seadistatud nii, et selle täitjad on alati müügiesindajad. Aga vajadusel võib ka administraatorile anda siis õiguse olla töökäsu teostaja ja loomulikult me võime ka täiendavalt lisada mehaanikud, elektrikud või teenindajad, kellele tehakse kasutajagrupp ja kellele ka siis antakse õigus olla tööteostaja. Selleks tuleks siis eelnevalt selline kasutajagrupp lisada, anda talle õigusi ja siis pöörduda Erpli helpdeski poole, et me ühe parameetriga saaksime selle kasutajagrupi lugeda ka tööteostajate alla. Edasi valitakse siit sobiv aeg, tehakse topeltklikk. Me selle lahtri natuke laiemaks, saamegi öelda, et me tegeleme siis aku vahetusega, mis alguskuupäeval, mis lõppkuupäeval, mis kellast, mis kellani. Ja seda kellaaega võib siin, kui ta väga täpselt ei tulnud, ka ise siis määrata võib-olla läbi kestvuse, aga alati võib ka seda algus- ja lõppaega määrata. Ja kindlasti peab olema siis valitud liik eelnevalt kirjeldatud liikide hulgast ja näiteks selline hooldustöö on siis kõikidel
kontodel ka olemas, et seda võib siis valida. Kindlasti peaks olema täidetud ka andmete sisestaja lisaks teostajale. Saab anda ridamisi siis märkmeid ja probleeme vabatekstiga ja saame salvestada. Et see tähendab siis seda, et siin kalendris on pärast refreshi F5-ga see tööaeg näha, siis see 1 tund. Noh, veidi ta siia arvestab ka, et vahepeal võib mingi vahe olla. Ja lisaks on siin kalender ja tegevused all see asi ka kuvatud siis tänase kuupäevaga ja seda võib siis omakorda siit avada uuesti ja vaadata, kuidas ta siis kirjeldatud on ja vajadusel ka korrigeerida. Nüüd selle remonditöö jaoks kasutatakse teatud tooteid ERP-list. Täna me enam neid teenuseid ei kasuta, et nende teenuste asemel on ka tooted, ainult et nad on ilma laoarvestuseta tooted. Nii et me võime valida siia vastava seadme aku, öelda, mitu neid läheb, sellel akul on mingi netohind ja lisa. Ja lisaks saame siis selle remonditöö valida, mis on siis vastab elektritöödele. Siin on nagu oluline, et me peame ka selle töö teostaja valima ja selle kestvuse andma. Ja jällegi tööhind on siin siis. Ja lisame. Ja kui me nüüd teeme selle väljatrüki, siis see väljatrükk on koos lisatud toodete ja siis töödega. Et ka need on siin siis näha, mis sinna paigaldamist ootavad. Tõsi, ta summasid kohe ei näita, aga vast sellest piisab. Ja praegu on see aku siis selles Pärnu maantee laos broneeritud ja ka lao aruanne näitab siis, et meil on broneering siin vastavale kliendile. Kui me nüüd töökäskusid lähme vaatama, siis me näeme seda rida, sest see töökäsk on poolik. Me võime ta avada ja töökäsust peaks siis lõpetuseks saama kas müügipakkumine, müügitellimus või juba arve. Et kui see töö on teostatud, siis ilmselt me peaksimegi tegema juba sellest arve. Teeme selle lahtri laiemaks. Tegelikult on ta siis ikkagi arve saateleht. Vaatame need andmed üle, et siin on ka oluline siis, et praegu selleks kliendiks saab mitte töökäsul valitud klient, vaid seadme või siis selle mootorsõiduki omanik, et vastavalt vajadusele saab seda siis veel ka muuta siin ja muidugi see toob endaga kaasa siis, kas me peaksime uuendama hinnad või jätma nad paika, nii kuidas ta siis vaja on. Siin on need tooteread olemas. Need hinnad, mis me seal töökäskudes nägime, olid siis brutohinnad ja kui me nüüd selle sarve saatelehe kinnitame, siis saab see dokument numbri. Sellel dokumendi väljatrükil tuuakse välja ka seos töökäsuga, töökäsu number ja ka auto või mootorsõiduki registri number.
siin on näha siis ka täpne viide dokumendile ja selle tulemusena on siis see töökäsk täidetud, ehk kui ma siia töökäsu alla kerin, siis ma näen ka neid andmeid siin. Kui ma võtan nüüd aga töökäsud uuesti ette, siis see lahter on tühi, sest töökäsk on lõpetatud. Kui ma oleksin ta lõpetanud pakkumise või müügitellimusega, siis ta paraku seda töökäsku ei sulge ja ma peaksin ta ise lugema lõpetatuks. Aga kuna ma tegin praegu arve saatelehe, siis sellega oli ta ka lõpetatud. Ma võin alati ka selle parameetriga teda järgi aidata. Selle töökäsu all kuvatakse siis ka seda konkreetset arve saatelehte. See on ühtlasi lingiks, nii et need seosed on ära toodud ja nüüd tuleb arvestada, et siin kalendris tegevuste all programm jätab selle ikkagi staatusesse ootel. Seda võib siis öelda, et ta on ka lõpetatud, et olenevalt kui täpselt neid tegevusi ise jälgitakse. Ja aruannete all on olemas siis ka selline töökäskude aruanne, mis võimaldab siis võtta vastava filtri andmetega siis kas detailse aruande, mis arvestab just nimelt nende töödega, aga siis hästi detailselt, et kes tegi, mida tegi, millise arve alusel tegi, millise töökäsu alusel tegi. Aga võib võtta muidugi ka lihtsalt koondsumma, mis toob välja siis mitu tundi keegi seda tööd konkreetselt tegi.